Tere tulemast Musta kassi toro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et ühe sellise kassitaro kaardipaki, nagu mul siin laual on, loosin ma välja kõigi oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate siis oma osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. No kui teil eelmine nädal ei teinud maagikaardiga, ei soovinud endale seda unistuste elu, mis te arvate, et teil võiks olla, siis nüüd on teil jälle maagikaart väljas, mis tuletab teile meelde, et on aeg panna kirja absoluutselt kõik oma suurimad südamesoovid ja esitada universumile oma soovid nii, et kõik on üksikasjalikult kirja pandud. Tahate endale uut kodu, pange kirja, kus see kodu on, milline see välja näeb, kui suur ta on, millises linnas või külas või asulas ta asub, kas tal on aed, mitu korrust on sellel kodul, mitu tuba on sellel kodul, milline on ta katus, ma ei tea, mis värvi ta on, mis materjalist ta on, kui palju aknaid. Ühesõnaga, ma tahan seda öelda, kas tal on talveaed, kas tal on oma kaev, on ta maal kusagil, on võib-olla suured avarad põllud, tahate põllupidamisega võib-olla tegelema hakata. Milline on teie unistuste kodu, mis iganes suur unistus teil on, pange üksikasjaliselt kõik kirja. Mida täpsem te olete selles kirja panemises, seda kindlam on see, et universum annab teile täpselt seda, mida te soovisite. Tahate lihtsalt kodu, saate selle unistuste maja asemel endale mingi vana urtsiku, mida teile võib-olla mingi vanaonu kusagil pärandab. Ja vot ongi teil uus kodu. Pole päris see, mida te soovisite, aga kodu siiski. Et siin ongi selle maagikaardi võlu. Maagikaardiga on võimalik manifesteerida ennast võlgadest miljonäriks. Maagikaardiga on absoluutselt kõik võimalik, olge lihtsalt täpne. Olge üksikasjaline. Tõesti pange kirja kõik viimse piirini, no viimaste detailideni, nii palju kui suudate. Pange kõik kenasti paberile kirja, murdke paber kokku, pistke ümbrikusse, võite seda ümbrikut ka kaunistada. Pange kuhugi ära, raamatu vahele mõnda karpi ja unustage. Unustage see lihtsalt ära. Pole mõtet kontrollida, kas juba on soovid täide läinud. Universumil ei ole aega. Temal võib võtta see aega mõnest kuust kuni mõne aastani, kõik sõltub teie soovide suurusest. Kui ükskord hakkavad te soovid täituma, võt siis teil tuleb meelde, võt, seda ma just tahtsingi. Nii palju maagikaardist. Edasi tuleb teil siin müntide 9, mis räägib teile sellest, et te ise olete enda laeva kapten, ise küürite tekki, ise juhite laeva. Te ise olete enda saatuse sepp ja kui te ei taipa maagikaardiga endale unistuste elu soovida, siis see nii ongi. Siis olete ise selles süüdi, et teil ei ole seda unistuste elu. Edasi tuleb teil siin karikate kuninganna. Karikate kaardid on meie tunded, meie emotsioonid, meie suhted. Karikate kuninganna on rahulik. Tema jääb rahulikuks ka siis, kui ümberringi maailm möllab. Tema on selline, ta valitseb oma emotsioone, ega ta pole rumal naine, ta on tark naine, aga ta teab seda, et tasa sõuad, kaugele jõuad. Ta on ka selline inimene, kelle juurde te võite oma murega minna, kes kuulab teid ära ja mõista teid hukka. Kui te näiteks olete õpipoisi rollis, siis tema on väga hea õpetaja, sest ta võib seletada 10 korda. Ta ei lähe sellest närvi ega hakka teid seal sõimama, et küll te olete rumal ja kuidas te sellest asjast aru ei saa. Et vahest on sellised rahulikud õpetajad ka väga head, kes kannatlikult seletavad. Õpite mingisugust uut ametit ja on seal see tööde juhataja või see, kes teid õpetama peab. Ja kui ta on selline karikate kuninganna, no siis ta seletabki, seletab ja seletab, räägib teile veel korra ja veel korra ja veel korra, nii kaua, kuni teile meelde jääb ja te aru saate. Ja murede puhul ka te lähete tema juurde, räägite oma murest, ta kuulab teid ära, annab nõu, kui ta saab, aga vahest on ka väga hea lihtsalt välja rääkida, oma mured kellegagi jagada, oma mõtteid jagada. Sellepärast, et mõtteid jagama te peate.
kuna siin edasi tuleb mõõkade 10, mis on minu jaoks läbipõlemise kaart. See on täieliku põhja jõudmise kaart. Ma ei tea, miks teil see tunne on. Aga see on täpselt selline kaart, et enam ei jaksa. Olen maali maas ja maa lihtsalt enam ei jaksa. Vot siis on selline karikate kuninganna siin kõrval väga hea, kes aitab teil põlved puhtaks kloppida ja elus edasi minna. Siis on teil siin mõõkade 4, müntide 5 ja mõõkade 7. Vot siin on nüüd küll ehtne oht. See on väga suur oht sellel nädalal raha kaotada. Sellepärast, et müntide 5 on vaesuse kaart ja kui tema kõrval on mõõkade 7, mis on varaste kaart, minu jaoks on ta müügimehe kaart, kavala müügimehe kaart, ta on petta saamise kaart ja siin on väga suur otsene oht raha kaotada kellelegi, kes on libeda keelega, kes üritab teilt midagi välja petta. Vot siin on juba oht see, et satute selle sama telefonipettuse ohvriks või ostate endale mingisugused lagunevad kingad, mida pärast enam poest tagasi ei võeta. Et siin tuleb väga hoolega vaadata, mida te ostate, kuhu te oma raha investeerite. Ärge uskuge sellel nädalal kõike, mida teile räägitakse. See kaval müügimees võib teile müüa asja, millel on varjatud vead. Ärge tehke sellel kuul. Jah, selle kuu lõpus ehk sellel nädalal ärge tehke ühtegi emotsiooni ostu. Ega käige välja oma raha, kui te pole päris kindel, et teil on seda asja vaja ja et see on ka seda väärt, et teil on vaja. Kui te kaotate seal 3 eurot, ei juhtu midagi. Aga kui te olete raha korjanud ja ostate endale mingisuguse kalli kleidi, lähete koju ja avastate, et mingisugune, kas on tal suur plekk peal või kusagilt on hoopis lõhki kärisenud. Poest te seda ei märganud, lähete tagasi viima ja teil ei võeta seda mingil põhjusel tagasi. Öeldakse, et ise olete süüdi, ise tegite, väga palju on ju erinevaid võimalusi. Ja siis olete te suure raha kaotanud. Et hoiatus, siin on hoiatus. Ärge kulutage asjadele, milles te pole päris kindel, et nad on seda väärt. Need kaardid koos teevad mind väga-väga ettevaatlikuks. Kui see mõõkade 10 rääkis läbipõlemisest ja täielikust põhja jõudmisest, siis mõõkade 4 väga loogiliselt jätkab seda, et tuleb puhata. Et puhake siis, leidke aega puhkamiseks, kallid hamburid. Võtke see aeg, puhake. Ja siis on teil jõudu ja jaksu ka edasi minna ja ärge laske ennast sellel nädalal petta. Olge palun ettevaatlikud, ärge kulutage enda raha, aega ja energiat selle peale, mida tegelikult kas teil pole vaja või millel on varjatud vead. Tulgu teil üks tore nädal, lihtsalt olge ettevaatlikud ja ärge maagikaardiga unustage endale unistuste elu soovida. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.